on kõik juba alguses väga selge ja jääb kohe meelde, et siis ka vajadusel asju üle kuulata või üle korrata. Aga, aga ma hakkakski selle määruse tutvustamisega pihta ja üks hetk läheb aega slaidide näitamisega. Niimoodi. Kas ta salvestab või? Jah, üle kontrollida, et pärast on kogu see jutt räägitud asjatult siin, et salvestus sellest maha ei jäägi ja loodetavasti siis ja tänase webinari ülesehitus on selline, et kõigepealt ma teeksin sissejuhatuse, tutvustaksin omalt poolt, mis siis minu hinnangul on selle määrusega oluline ja siis pärast seda teeks küsimuste-vastuste ploki või vooru, et kus te siis saaksite küsida, kui midagi jääb ebaselgeks ja ka kommentaare, kuidas see kohustus, kuidas see määrusega loodav uus režiim teile tundub, kommentaare, mõtteid, et kõik on väga teretulnud. Aga nüüd ma alustaks, et nagu räägitud, digiteenuste määrus on Euroopa Liidu määrus ja teadupärast Euroopa Liidu määrused on Eestis otsekohalduvad ja Eesti ettevõtjad peavad täitma ka määrusest tulenevaid kohustusi. Komisjon esitas selle määruse ettepaneku 2020. aasta lõpus ja tegelikult Euroopa Liidu kohta erakordselt suure menetlustempoga on ta juba saanud paberile purki ja ära vormistanud jõustunud seadus, et see natukene annab aimu sellest, kui oluline oli Euroopa seadus Euroopa liikmesriikide jaoks ja Euroopa seadusandjate jaoks, et internetis toimivat ja digiteenuseid reguleerida ja need kohustused üle vaadata ja eelkõige just panna päitsed pähe väga suurtele digiplatvormidele, digihiidudele, kes meie ühiskondlikku arutelu väga mõjutavad. Aga digiteenuste määruse kohustused iseenesest ei ole midagi uut, et digiteenuste määrusega vaadati üle e-kaubanduse direktiiv, mis esialgu reguleeris infoühiskonna teenuseid ja mis on kehtinud juba 20 aastat ning siis täpsustati juba infoühiskonna e-kaubanduse direktiivist tulenevaid vahendusteenuste osutajate kohustusi, aga kõik e-kaubanduse direktiivi üldpõhimõtted, mis on võimaldanud siis digiteenuste eduloo neil nii laialt levida nagu vahendusteenuste piiratud vastutuse põhimõte ja üldise jälgimiskohustuse keelu põhimõte ja päritoluriigi põhimõte, et kõik need 3 olulist põhimõtet on jäänud samaks. Ja digiteenuste määruse eesmärgid üldiselt ongi muuta sellel on 2 suurt eesmärki või isegi 3. Esimene eesmärk on muuta internet turvalisemaks, tõkestades tõhusamalt ebaseadusliku veebisisu levikut. Teine eesmärk on tagada kasutajate sõna- ja teabevabaduse tugev kaitse internetis, et kasutajad teaksid, kuidas digiteenused toimivad, millised on nende põhimõtted sisu modereerimisel, millisel juhul võidakse nende sisu piirata, millisel juhul võidakse nende ligipääsu nendele teenustele piirata, milliste näitajate või parameetrite alusel neile sisu näidatakse, ja siis anda ka kasutajatele võimalus oma õigusi kaitsta või siis neid õigusi kaitsta ehk sisu piiramise, teenusepakkujate sisu piiramise otsuseid vaidlustada, et digiteenuste määruse väga suur eesmärk on kasutajate võimestamine
Ja kolmas suur eesmärk on digiteenustele kohalduvate nõuete ühtlustamine Euroopa Liidus, et tagada digiteenuste ühtne turg ja siis soodustada nende teenuste piiriülest liikumist, et sa võid oma teenuseid osutada kasutajatele vahet pole, kus Euroopa Liidus sulle kehtivad samad nõuded, sul ei ole enam erinevate riikide seadusandlusega arvestamise ja sellele vastamise kulusid sul enam ei ole, sellepärast et see, mis on digiteenuste määruses kirjas, seda liikmesriigid enam ise omaalgatuslikult reguleerida või muuta ei või, et see standard on nüüd ühtne ja kehtiv. Ja kes siis on need digiteenused? Digiteenused on tegelikult needsamad veebipõhised vahendusteenused, mida reguleeris juba e-kaubanduse direktiiv ja veebipõhised vahendusteenused on kõik need, kes ise ei ole sisu loonud, kes ise ei vastuta selle sisu eest, aga kes siis interneti infrastruktuuris, interneti ökosüsteemis on kõik kuidagi sisuga erineval määral seotud ja kõik teevad mingisuguseid samme või mingeid toiminguid, et võimaldada kasutajatel siis sellele sisule ligipääsu teha see sisu kasutajatele kättesaadavaks. Ja digiteenused, jah, et nende ühine nimetaja, et näiteks siis digiteenuse määruse kohaselt veebilehe omanik ei oleks digiteenus, sellepärast et tema vastutab oma sisu eest ise ja ka näiteks uudisteportaali omanik ei oleks digiteenus, sellepärast et tema loob samuti seda sisu sinna ise ja vastutab selle eest ise, aga just need, kes siis teevad kasutajatele kättesaadavaks sisu, mida nad küll ise ei ole loonud, mida teised kasutajad on siis selline internetti üles laadinud. Ja määrusest tulenevate kohustuste järgi võib need digiteenuste osutajad või veebipõhiste vahendusteenuste osutajad jagada 2 plokki, et ma olen toonud siia ka teenuseosutajate näiteid. Ma loodan, et juhul, kui need ettevõtjad on täna siin, et siis te ei pahanda või olete just vastupidi õnnelikud, et ma olen siis selle õigusliku analüüsi ära teinud, milline teenusepakkuja te olete, et ma tõin need näited lihtsalt selleks, et võib-olla oleks natuke vähem teoreetilisem ja natuke rohkem praktiliselt selgem, mis tüüpi teenustest me mingisuguse kohustuse režiimi all räägime. Et esiteks on siis veebipõhised vahendusteenuse osutajad, kes ise seda sisu ei talleta ega ei säilita, kellel ei ole ruumi, kus nad seda sisu hoiavad, vaid nad lihtsalt edastavad seda sisu, võimaldavad sellele ligipääsu, et need on pelgad edastajad ja vahemällu salvestajad ja nende näited on näiteks internetiühenduse teenuse pakkujad, otsingumootorite pakkujad, VPN teenuse pakkujad ja paljud teised, proxy serverite pakkujad ja paljud teised, sõnumirakenduse teenuste pakkujad. Ja teine teenuseosutajate grupp, kellele siis juba TSA määrusest tulenevad ka natukene ulatuslikumad nõuded, on andmete talletamise teenuseosutajad ehk siis need teenuseosutajad, kes säilitavad neid andmeid kuskil enda ruumis, endale kuuluvas alluvas ruumis, kellel on sisu üle natukene suurem kontroll ja siis võimaldavad kasutajate nõudmisel sellele sisule ligipääsu. Aga siin on samamoodi eristatud siis eristatud eraldi kategooria on tehtud digiplatvormidele.
digiplatvormidele, kes lisaks sellele, et nad säilitavad neid andmeid kuskil, nagu näiteks teevad veebilehtede majutusteenuse pakkujad ja pilveserveri teenuse pakkujad. Lisaks sellele digiplatvormid võimaldavad sellele sisule, levitavad ka seda sisu üldsusele. Ehk siis neil on üks keskne või ühtne veebileht või keskkond, kus nad võimaldavad kasutajatel kokku tulla, kasutajatel sisu luua, teiste kasutajate sisu näha ja siis omavahel siis teavet ja infot vahetada ja ühenduses olla ja kogu see info on siis kõigile avalikult kättesaadav, et kes iganes tuleks sellele veebilehele või sinna keskkonda, et kogu see sisu oleks talle nähtav. Ja digiplatvormidele tegelikult nagu te järgmises slaidis näete, et digiplatvormidele tegelikult kehtibki selle määruse kõige ulatuslikum kohustuste režiim, et teisi neid infrastruktuuris madalamal olevaid teenusepakkujaid, neid tegelikult see määrus reguleerib vähem. Ja digiplatvormid jaotuvad erinevateks, et võivad olla näiteks internetipõhised müügikohad ehk turuplatsid, mille eesmärk on siis kaupade-teenuste müük. Võivad olla erinevad kuulutuste lehed, mis siis otseselt kuulutuste lehed, ostan, müün, üürin, vahetan. Ja võivad olla ka siis digiplatvormide alla võivad kuuluda ka erinevad foorumid, kus siis inimesed saavad arutada kas siis üldisemate teemade üle või siis ka näiteks spetsiifilisemad huviplatvormid nagu näiteks autodest või jalgpallist või kalandusest ja siis ka suhtlusportaalid, mis on natuke sarnased kuulutuste portaalile, et kus inimesed saavad avaldada oma tutvumiskuulutusi. Ja siin on slaid, mille eesmärk on selgitada selle digiteenuste määruse loogikat, et sõltuvalt teenuse tüübist ja teenuse suurusest kehtivad sellele teenusepakkujale, teenuse osutajale erinevad kohustused. Erinevad kohustused ja selle tabeli neid kohustusi, ma tean, et on väike ja tõenäoliselt sellelt oma ekraanilt neid kohustusi kõiki ei näe, aga selle eesmärk ongi illustreerida neid kaskadeeruvaid kohustusi, et sõltuvalt sinu tüübist ja sinu suurusest kehtib sulle erinev nõuete režiim, et näiteks kõik teenuseosutajad on siin esimestena, kes on siis nii siis internetiühenduse teenusepakkujad, veebilehtede majutusteenuse pakkujad kui ka digiplatvormid. Et neile on see esimene kohustuste plokk, juhul kui teenusepakkuja pakub siis ka neid andmeid kuskil, kasutajate antavad andmeid kuskil säilitab või talletab, et siis ta on juba veebimajutusteenus, siis tuleb natukene kohustusi juurde. Ja juhul kui ta siis omab keskkonda, mille eesmärk on siis kasutajate loodud sisu vahendada ja teha see sisu avalikkusele üldsusele kättesaadavaks, et siis ta on juba digiplatvorm, kellele tuleb väga palju kohustusi, kellele kehtib siis veelgi ulatuslikum kohustuste režiim. Ja sellest tabelist on näha, et need kohustused võtavad arvesse ka teenusepakkuja suurust, eelkõige just digiplatvormide puhul, et kõik need kohustused, mis on väikese tärniga, neid mikro- ja väikeettevõtjatele ei kohaldata. Mikro- ja väikeettevõtja on see, kellel on alla 50 töötaja ja kelle aastakäive on alla 10 miljoni euro, sellepärast et leitakse, et need kohustused oleks veel et las nad veel kasvavad, et need kohustused oleks veel mikro- ja väikeettevõtjatele liialt koormavad. Ja siis
Teine erirežiim on kehtestatud väga suurtele digiplatvormidele, kellel on väga suur ulatus, väga suur hulk kasutajaid, millega kaasneb väga suur ühiskondlik mõju, kellel on Euroopa Liidus üle 45 miljoni kasutaja, et neile on eraldi erirežiim, et nemad peavad ka hindama neid riske, mida nende teenus ühiskondlikule arutelule, valimistele, demokraatiale kujutab, ebaseadusliku sisu levikule kujutab ja peavad võtma ka kohaseid meetmeid nende riskide vähendamiseks. Aga nüüd liiguks konkreetsemalt edasi konkreetsete kohustuste juurde, et esiteks kohustused, mis kehtivad kõigile digiteenustele, kõigile teenusepakkujatele, kõigile vahendusteenuse osutajatele ehk sellel kohaldamisala slaidil, mida peavad kõik täitma. Esimene kohustus kõigile teenuseosutajatele on juhul, kui nad saavad mõnelt kas oma liikmesriigi õiguskaitseasutuselt või mõnelt piiriüleselt mõnelt õiguskaitseasutuselt saavad sisu eemaldamiskorralduse mingisugune sisu maha võtta või korralduse anda infot mingisuguse konkreetse sisu või teenuse pakkuja kohta, siis nad peavad seda teenusepakkujat teavitama, selle korralduse saatjat või selle ettekirjutuse saatjat teavitama, et nad on selle korralduse kätte saanud ja siis kas nad täitsid seda korraldust või mitte. Täitmiseks kohustuslikud on ainult siseriiklikud korraldused. Need korraldused, mis tulenevad piiriüleselt teiste Euroopa Liidu pädevatelt asutustelt, nende täitmise kohustust, nende alusel näiteks sisu eemaldamise kohustust see määrus ei sea, juhul kui teenusepakkuja ise leiab, et näiteks selle sisu piiramine Euroopa Liidus ei oleks ikkagi proportsionaalne ja piiraks liialt sõnavabadust, aga küll peab selle korralduse saajat ehk riiki teavitama, et ma olen selle korralduse kätte saanud ja mida ma otsustasin sellega teha. Ja mis on veel võib-olla oluline siin mainida, et neid sisu eemaldamise õiguslikke aluseid, mille alusel võib sisu eemaldada, et need ei tulene DSA määrusest. Seda DSA määrus ei reguleeri, millisel juhul sisu eemaldada, milline sisu on ebaseaduslik, millist sisu peab eemaldama. Et see sisu ebaseaduslikkuse alused tulenevad kas siseriiklikust õigusest, et näiteks Eestis on näiteks alus tegevusloeta hasartmängudele ligipääsu piiramise kohta. Nüüd aasta aega on kehtinud ka võimalus sõjapropaganda piiramiseks. Kas siseriiklikust õigusest või see eemaldamise alus tuleneb Euroopa Liidu õigusaktidest, nagu näiteks terroristliku sisu, veebisisu leviku tõkestamise määrus, millest tuleb õigus saata korraldusi terroristliku sisu eemaldamiseks. Ja ma ütleks, et siia alla läheb ka tarbijakaitsevõrgustik, õigus eemaldada sisu tarbijate kaitseks ja ka tooteohutus, et õigus nõuda ohtlike toodete eemaldamist veebist, eemaldamise pakkumisi internetist. Teine kõigi teenuseosutajate kohustus on määrata endale kontaktpunkt ja see kontaktpunkt tuleb määrata kahel eesmärgil. Esimene kontaktpunkt selleks, kuidas riik saab selle ettevõtjaga ühendust, et just nimelt saata neid võimalikke
eemaldamiskorraldusi või teabenõudeid ja teine teabenõudeid, et siis peab kuskil kontaktide all määrama siis mingisuguse üldaadressi või meiliaadressi, mida siis see ettevõtja siis pühendub, kohustub vaatama ja kontrollima ja siis neid teateid, mis sinna tulevad, nendega tegelema. Ja teine kohustus on seotud siis seotud kasutajatega, selle teenuse osutajate kasutajatega, et tuleb tagada, et ka kasutajatel oleks võimalus teenuse osutajaga kiiresti ja efektiivselt ühendust saada. Et see kohustus tuleneb tegelikult juba tarbija õigusest, et nüüd ta on siin üle korratud, et kasutajatel peab olema võimalus kiiresti ja efektiivselt saada teenusepakkujaga ühendust, et jagada oma muresid ja saada oma probleemidele lahendust. Kolmas kohustus, mis kehtib kõigile teenuseosutajatele, on kohustus tagada kasutajatingimuste läbipaistvus. Ehk siis kasutajatingimustes peab olema täpselt reguleeritud, millistel juhtudel ja millistel alustel teenusepakkuja võib sisu piirata või teenuse osutamise peatada või lõpetada. Ja ühtlasi peab sealt tulenema selgelt, milliseid meetodeid või vahendeid kasutab teenuse osutaja näiteks sisu modereerimiseks, et kas tal on mingisugused vabatahtlikud mehhanismid ebaseadusliku sisu tuvastamiseks ja kuidas ta siis leiab ebasobivat sisu, mis siis tema hinnangul ei peaks tema teenusel olema. Ja neljas kohustus on siis riigile või siis määruse järelevalvajale info andmise kohustus selle kohta, kui palju ja mille alusel on see teenusepakkuja sisule ligipääsu piiranud. Aga see läbipaistvusraportite koostamise kohustus, seal on jälle väike tärnike, et see ei kehti mikro- ja väikestele ettevõtjatele, et see kehtib ainult siis alates keskmise suurusega ettevõtjatele. Aga siit ma liiguks edasi andmete talletamise teenuse osutajate kohustuste juurde, et kui me vaatame tagasi seda kohaldamisala slaidi, siis need on kõik alates sellest, kes sisu säilitavad, majutusteenuse pakkujad, pilveserveri teenuse pakkujad ja digiplatvormid ja võimalik, et siis ka muud teenuseliigid, aga mitte siis enam otsingumootorid, internetiühenduse teenusepakkujad, et nendele kehtisid ainult siis kõigi teenuseosutajate kohustused, nagu sellelt tabelilt on näha. Ja andmete talletamise teenuse osutajatele kehtib esimene kohustus on see, et nad peavad sisse seadma teavitusmehhanismi, mille abil kasutajad saavad neid teavitada sisust, mis nende hinnangul võib olla ebaseaduslik. Ja siis on teenuseosutajatel kohustus neid kasutajate tehtud teavitusi hinnata, läbi vaadata ja kui nad nõustuvad selle kasutaja hinnanguga, et see sisu on ebaseaduslik, siis neil on kohustus see sisu eemaldada. Et sisu eemaldada aga töötlema või hindama peab ainult teavitusi, mis ei ole anonüümsed. Et anonüümsed teavitused ebaseaduslikust sisust ei ole selle määruse kohaselt lubatud just nimelt, et siis piirata siis ebakohaste või pahatahtlike teavituste hulka, et alati peavad siis olema
juures siis andmed selle teavituse tegija tuvastamiseks, mis on mõnel juhul ka oluline, näiteks kui teavitus on selle kohta, et rikutud on siis isikuandmete kaitse nõuded või näiteks autoriõiguste nõuded, et siis on vaja väga täpselt teada, kes selle teavituse on teinud. Aga ainus sisuliik, kus anonüümsed teavitused on lubatud, on teavitused lapsi seksuaalselt väärkohtleva sisu kohta. Kuna see on nii räige sisu, siis on loetud, et oluline on see, et see igal juhul maha saada või eemaldada internetist, et siis neid teavitusi võib teha ka anonüümselt. Nüüd on võib-olla küsimus, et kui põhjalik või kui selge kui põhjaliku hindamise peab teenusepakkuja läbi viima ja kui selge peab see olema, et see sisu on ebaseaduslik ja kohe tuleb selle teavitusmehhanismi peale eemaldada ikkagi sisu, mis on selgelt peale vaadates ebaseaduslik, mille ebaseaduslikkuse väljaselgitamiseks ei pea enam läbi viima, ei pea juurde uurima fakte, asjaolusid, ei pea enam läbi viima üksikasjalikku õiguslikku hindamist. Et koheselt kuulub selle teavitusmehhanismi kohaselt eemaldamisele ikkagi sisu, mille kohaselt ei ole kahtlust, ei ole halli ala, et see on ebaseaduslik, näiteks mingisugune piraatkaup, näiteks ilma autoriõigusi rikkuv sisu, kus ei ole autori luba seda sisu üles laadida, et nendes olukordades on näiteks ilmselge, et see sisu ei peaks seal olema ja see tuleb sealt eemaldada. Ja tegelikult on see kohustus ka edasiarendus juba infoühiskonna teenuse seaduses kehtivast ja e-kaubanduse direktiivist tulenevast andmetalletamise teenuse osutajate kohustustest reageerida teavitustest ebaseadusliku sisu kohta, sellepärast et vastasel juhul tekib neil vastutus selle sisu eest ja kaob ära õigus tugineda piiratud vastutuse põhimõttele. Et nüüd on täpsustatud seaduses, millised need teavitused peavad olema ebaseadusliku sisu kohta, millele siis teenuse osutaja on kohustatud reageerima, ilma et tal tekiks niimoodi, et ta saaks siis säilitada oma piiratud vastutuse privileegi ja ilma, et ta muutuks selle sisu eest vastutavaks. Teine andmete talletamise teenuse osutajate kohustus on teavitada teenuse saajaid juhul, kui teenuse osutaja on ligipääsu nende sisule piiranud, sellepärast et teenuse osutaja on leidnud, et see sisu on vastuolus kas siis ebaseaduslik või siis vastuolus nende teenuse tingimustega. Et teavitada tuleb kasutajat igasugusest sisu piiramisest, et juhul, kui see sisu on eemaldatud, juhul, kui kasutaja on sellelt teenuselt blokeeritud, talle on teenuse osutamine kas peatatud või lõpetatud ja ka juhul, kui see kasutaja monetiseerib seda sisu või teenib sellelt tulu, et siis juhul, kui sellelt tulult saadavaid rahalisi makseid on mingil moel vähendatud või nende väljamaksmine lõpetatud. Et see sisu piiramisest teavitamise kohustus on kehtestatud just sellepärast, et väga pikka aega oli interneti kasutajatel probleem, et nad tegelikult ei tea, kas nende sõnavabadus on tagatud, kas nende sisu on teistele nähtav või mitte. Et YouTube ja Facebook kasutasid selliseid praktikaid nagu shadow banning, et kasutaja enda meelest postitas
sai postitada ja sisu jagada, aga tegelikult mitte keegi seda ei näinud või siis YouTube peidab selle sisu kuskile 12. otsingulehele ära, kus keegi seda kunagi ei leia. Et siis leiti, et ikkagi selleks, et kasutajad saaksid teada, mis nende sisuga toimub ja, ja saaksid ka vajadusel kaitsta oma õigusi või siis tõestada, et see sisu on tegelikult seaduslik ja võib-olla sellel teenusel teistele jagamiseks. Et siis on selline kohustus kehtestatud, sellepärast et kui kasutaja ei tea, et tema sisu piiratakse, või et tema suhtes on võetud mingisuguseid piiranguid, siis ta ei saa astuda järgmisi samme oma õiguste kaitsmisel. Ja kolmas kohustus, mis siis kehtib kõigile andmetalletamise teenuste osutajatele, on kohustus teavitada kuritegudest, millega kaasneb oht inimese elule või turvalisusele. Ja teavitada tuleb siis vastavat õiguskaitseasutust ehk siis Eestis on tõenäoliselt selleks kõige pädevam politsei, kes saab hinnata, kas tegemist on kuriteoga ja kui suur on seal risk kellegi elule või turvalisusele. Ja kuritegudest teavitamise kohustus on samuti kohustus, mis tegelikult on juba infoühiskonna teenuse seaduses ja kehtestatud. Et see on kehtestatud ja kohustus, mis juba kehtib ja kui infoühiskonna teenuse seaduse kohaselt peab teavitama mis tahes kuriteost, siis nüüd on seda lävendit tõstetud natuke kõrgemale, et teavitama peab kuriteost, millega kaasneb oht inimeste elule või turvalisusele. Ja muidugi peab teenusepakkuja teavitama ainult juhul, kui ta saab sellest mingil moel teada, kas siis kasutajate teavituse kaudu või omaalgatuslike meetmete kaudu, et see kohustus ei tähenda otseselt, et kehtib ikkagi üldise jälgimiskohustuse keelu põhimõte, et vahendusteenuse osutajad ei pea minema ise otsima oma teenusest ebaseaduslikku sisu või siis kuritegudele viitavaid asjaolusid. Ja nüüd liigumegi edasi digiplatvormide juurde, kes on siis need, kellele on tegelikult suunatud selle määruse põhirõhk ja kõige rohkem kohustusi, et millised nõuded peavad täitma need teenusepakkujad, kes võimaldavad siis kasutajatel oma keskkonnas või oma veebilehel omavahel sisu üles laadida ja sisu jagada. Aga digiplatvormide kohustuste puhul on, nagu ma mainisin, juba tehtud oluline erand, et kõigist nendest kohustustest on vabastatud mikro- ja väikeettevõtjad, et need kehtivad ainult siis keskmistele või suurtele ettevõtjatele ja me oleme teinud ka esialgse teenusepakkujate kaardistuse ja tegelikult neid teenusepakkujaid Eestis nii palju ei olegi, on ainult paar ja neid paari me oleme ka juba eraldi emaili teel teavitanud, et meie hinnangul nad selle lävendi ületavad, mille tulemusel need kohustused neile kehtima hakkavad. Aga kuna natukene juba aeg hakkab peale suruma, siis võib-olla äkki nii põhjalikult enam ei peatuks, et üldiselt on siis nendele teenusepakkujatele ulatuslikumad kohustused. Esiteks tagada seda, et kasutajad saaksid kaitsta oma õigusi
oma õigusi, et neil oleks, kuhu siis oleks võimalus siis sisu piiramise otsuseid vaidlustada. Siis on neil ulatuslikumad kohustused tagada seda, et nende teenused oleks turvalised, et nad peavad turvalised, et nad peavad eelisjärjekorras kohtlema ekspertteadmistega teavitajate, siis vastavate MTÜ-de või esindusorganisatsioonide teavitusi ning ühtlasi peavad siis eemaldama oma teenuselt korduvaid rikkujaid või pahatahtlikke kasutajaid, kes korduvalt postitavad ebaseaduslikku sisu. Ja viimase plokina võib-olla jaotada, et nendele digiplatvormidele kehtivad siis kasutajatele ulatuslikumad teabe andmise nõuded, et nad peavad tagama selle, et reklaamija saab märkida, kas tegemist on reklaamiga või mitte ja kes on reklaami tellija. Nad peavad infot andma soovitussüsteemide kohta, et milliste näitajate või parameetrite alusel siis seda sisu kuvatakse või mille alusel otsingu tulemusi järjestatakse. Ja viimasena on neil siis kehtestatud ulatuslikumad kohustused kaitsta enda teenusel olevaid alaealisi. Ja see määrus kehtestab veel ka ulatuslikumad kohustused ühele digiplatvormide liigile, mis on internetipõhised kauplemiskohad ehk turuplatsid. Et nemad peavad tagama, et nemad peavad siis omalt poolt tegema vastavaid samme või koguma infot, et tagada, et need teenused oleksid tarbijatele turvalisemad. Esimene kohustus, mis neile kehtib, on kauplejatelt nende tuvastamiseks vajaliku teabe küsimine, et mille hulka kuuluvad siis kaupleja ärinimi, äriregistri kood, kaupleja pangakonto number. Et varasemalt on olnud niimoodi, et tarbijad ei ole olnud väga tähelepanelikud, on teinud tehinguid mitteusaldusväärsete kauplejatega ja saanud petta ja kui see tarbija on siis läinud küsima platvormilt abi, et kas sa tead, kes see kaupleja oli, kas sa tead, kelle vastu ma oma nõuded saan esitada, et siis on tulnud välja, et need platvormid ikkagi väga palju ei ole saanud tarbijaid aidata või suunata neid sinnapoole, kes see kaupleja on ja kuidas tema vastu siis nõuded esitada, et oma õigusi kaitsta ja oma raha tagasi saada, et selleks on siin tarbijate kaitseks turuplatsidele see kohustus kehtestatud. Ja ühtlasi on neil ka tooteohutuse tagamise alased kohustused, et kohustus kontrollida juhuslikult ohtlike toodete andmebaasist Rapex või SafetyGate, kas need tooted on märgitud sinna andmebaasi kui ohtlikud, kas see kaupleja pakutav toode on märgitud sinna andmebaasi kui ohtlik toode. Ja ühtlasi ka kohustus siis teha koostööd turujärelevalveasutustega, juhul kui see ohtlik toode, juhul kui on välja tulnud, et seal platvormil, et kauplejad on müünud seal platvormil ohtlikke tooteid. Ning kolmas kohustuste plokk, mis neil on disainida ja kujundada enda siis veebiliides või veebileht selliselt, et kaupleja saaks anda tarbijale kogu vajaliku seadusest tuleneva info. Et selle seadusest tuleneva info andmise kohustus on kauplejal või sellel müüjal, kellega tarbija müügilepingu sõlmib, aga platvormid peavad tagama, et
tagama, et kauplejal või müüjal oleks olemas see koht või see lahter seal veebilehel, kuhu ta selle info siis kannab. Ja turuplatside puhul samuti on siis mikro- ja väikeettevõtjad nendest kohustustest vabastatud. Et mikro- ja väikeettevõtjatele kehtib siis üksnes esimene, teine kuni siis helesiniseni. Helesiniseni kohustused kehtivad mikro- ja väikeettevõtjatele. Ja kuigi Eestis ühtegi väga suurt digiplatvormi ei ole, siis korra toon ära ka nende ulatuslikumad kohustused, et neil on kohustus lisaks siis ebaseadusliku sisuga võtta meetmeid ja tegeleda ka kahjuliku sisuga, mis küll otseselt ei ole ebaseaduslik, aga põhjustab näiteks riske alaealistele, rahva tervisele, ühiskondlikule arutelule, valimiste turvalisusele, et neil on kohustus sihuke laiem siis vastutusrežiim ühiskonna ees, et nende teenus ei põhjustaks ega võimestaks siis ühiskondlikke riske. Ja nüüd ma olen kindlasti infot on olnud väga palju, ma olen kindlasti kõike sellega ära kurnanud ja ära vaevanud, loodetavasti ongi siis kasulik see salvestus ja pärast jagatavad slaidid, et saate üle vaadata, aga natukene olulist ja praktilist sellest, millal siis kõik need kohustused kehtima hakkavad ja kellest siis saab Eestis teenusepakkujate partner või siis selle määruse järelevalve ja täitmise tagaja. Et määrus hakkab kohalduma alates siis 17. veebruarist 2024. aastal. Ehk siis kõigil teenusepakkujatel on natukene alla aasta, 10 kuud aega vaadata üle oma süsteemid ja tagada, et nende teenused siis nendele nõuetele vastavad. Ja tulevaseks, praegu on planeeritud, et tulevaseks digiteenuste koordinaatoriks, selle määrusest tulenevate kohustuste järelevalvajaks saab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Aga kuigi määrusest tulenevad kohustused veel täies mahus ei kehti, siis üks kohustus ikkagi kehtib, mis on kohustus digiplatvormidele ja otsingumootoritele avaldada oma kasutajate arv Euroopa Liidus. Hiljemalt siis veebruariks ja siis hiljem tuleb seda vähemalt iga 6 kuu jooksul üle vaadata. Et see on selleks, et oleks võimalik kontrollida, ega kasutajate arv ei ole ületanud Euroopa Liidus 45 miljonit ja ega sellest teenusepakkujast ei ole saanud siis väga suur digiplatvorm, kellele kehtib see eelnevalt kirjeldatud ulatuslikum vastutuse režiim ja ka järelevalve erirežiim, et nende väga suurte digiplatvormide üle teostab järelevalvet komisjon. Ja nüüd, kui juba komisjonis sai mainitud, et komisjon on, kuna see on ikkagi Euroopa Liidu õigusakt, siis on väga tugevalt nende kohustuste tutvustamise ja rakendamisega seotud ka Euroopa Komisjon, kes korraldab ka enda poolt ettevõtjatele määrust tutvustava ürituse, küll väga ebasobival ajal eestlastele, otse pärast jaanipäeva, et see peaks olema teisipäev. Aga ikkagi ma annan info edasi, et see üritus toimub tõenäoliselt inglise keeles ja veebist on võimalik ühenduda, et siis kuulata laiemat Euroopa Liidu ülest arutelu, mida see määrus endast kujutab ja mis sellega kaasa toob, et ürituse koduleht on toodud siin all ja lisaks on ka komisjoni hallatav TSA määruse
TSA määruse koduleht, kus siis avaldatakse määrusega seotud olulisi uudiseid, et sinna tõenäoliselt tulevikus ilmuvad komisjoni enda koostatud juhendid, kuidas mingisugust kohustust peaks mõistma ja kellele pakub siis suuremat huvi, et siis seal avaldatakse hästi palju infot ka nende väga suurte digiplatvormidega toimuva kohta, et viimane uudis paari nädala tagune oli, et need esimesed väga suured digiplatvormid määrati ära ja tuvastati ära, et neil on Euroopa Liidus üle 45 miljoni kasutaja ja nad peavad nüüd sügiseks siis tegema oma esimesed riskihindamised, milliseid riske nende teenused kujutavad ja ka siis pakkuma endapoolsed meetmed nende riskide vähendamiseks, et sealt saab sellist üldist infot ja ka eesti keeles. Aga läks väga kaua. Mina lõpetan ja tänan kõiki kuulamast ja minuga kaasas olemast ja võib-olla kiirelt nüüd veel jõuab mõned küsimused ka. Jah, Jüri, palun. Tere päevast, Jüri Jõemala, mina IT-list. Ma olen nende teemadega päris kaua tegelenud. Kuulasin seda juttu praegu ja kõigepealt ühel slaidil oli viga. See jõustumine 2023 oli seal kirjas, mitte 2024. Aha, aitäh, jah, parandame ära. Aga põhimõtteliselt ma tahaks küsida ikkagi seda, et kuna me oleme ka siin telekomi ettevõtetega ja teistega nagu korduvalt vaienud selle sisuteenuste piiramise üle. Kas tegelikkuses ikkagi hakatakse andma haldusakte või lihtsalt keegi helistab ja ütleb, et tehke, pange see kinni, kuna nad osaliselt ettevõtted saavad nad vabastatakse sellest karistusest, kui nad panevad midagi kinni ja siis selgub, et see oli seaduslik. Sellepärast, et väga raske on ikkagi neid sisuteenuste teemasid, autorõigused, ma ei tea, mis iganes, kõike seda hinnata, et panna ettevõtetele selle sisuliselt politsei ülesanne, et see on väga raske ja meil on paar näidet, meil on see kaughasartmängu maksu näide näiteks, kus ikkagi on haldusakt, et kas ikkagi hakatakse andma haldusakte, et neid teenuseid kinni panema või mitte, et kuidas see praktiline realisatsioon toimuks, kuna see on kõik hästi teoreetiline, see on Euroopa Liidu otsekohaldav akt, kas tuleb mingi Eesti enda täiendusseadusesse kuskile veel, et ettevõtja saab endale selle õiguse ja midagi sellist, saate aru, mis ma mõtlesin, eks ole? Jah, et just nimelt, et need õiguskaitseasutused võivad ikkagi saata ainult ettekirjutusi ja täitmiseks kohustuslikud ja selles määruses, kui ma nüüd ei eksi, siis artiklis 10 on ka väga täpsed nõuded, millele see ettekirjutus peab vastama, mis seal peab ikkagi olema piisav põhjendus, miks leitakse, et see sisu on ebaseaduslik. Seal peab olema viide sellele konkreetsele siis sisule või URL-ile, selle sisu asukohale, mida siis täpselt peab piirama hakkama, et jah, just nimelt, et need teavitused, need täitmiseks kohustuslikud ei ole, et need on ikkagi, täitmiseks on kohustuslik siis ainult ettekirjutus, millel on siis vastavad nõuded, ka siis kirjeldus või ka siis nagu sunnimeetmed, mis juhtub edasi, kui ettekirjutust ei täideta, et teavitused täitmiseks kohustuslikud kindlasti ei ole ja nende alusel mingisuguseid sanktsioone rakendada ei saa. Et ka meile endale, me ise oleme seda meelt, et see on ikkagi riigi hinnata, riigi õiguskaitseasutuste hinnata, mis on ebaseaduslik ja siis juba saata konkreetne ettekirjutus, mitte nii väga jätta siis seda teenusepakkuja otsuseks ja lõppkokkuvõttes siis ka vastutuseks, juhul kui see sisu ikkagi eemaldamisele ei kuulunud. Aitäh, väga hea. See on hea lähenemine, et lihtsalt see õigusselgus peab olema, et ei saa lükata vastutust ettevõtja peale. Jah, aga jah, aitäh.
Ja, Keilin. Palun. Ma vist ei kuule, sul on Pane mikrofon ka sisse, ole hea. Ja vabandust. Ma küsin seda, et kas mingid Eesti õigusaktid lähevad ka muutmisele, et näiteks see infoühiskonnateenuse seadus, kus need üldpõhimõtted on, et kuidas selle ajakava teil on? Ja just, et selle määruse siseriiklikuks rakendamiseks tuleb infoühiskonnateenuse seadust muuta. Esiteks siis määrata ära pädev asutus TTÜ ja teda ja siis anda ja garanteerida, et tal oleks siis need vastavad õigused ja pädevused kõik olemas, mida see määrus nõuab ja siis ka trahvid või sanktsioonid tuleb üle võtta siseriiklikku õigusesse, et meil on praegu plaan, et me infoühiskonnateenuse seadus muutmise eelnõu teeme ja et me saame majasiseselt selle valmis juuni lõpuks ja siis oleme valmis juba siis seda laiemalt huvirühmadega jagama, aga me oleme valmis jagama ka varem ja paralleelselt, enne kui meie siis ametlikud kooskõlastusringid on tehtud, et siis saate võimalikult vara juba kommenteerida ja avaldada, kaasa rääkida. Aga just jah, et uus eelnõu tuleb selle määruse rakendamiseks, et selle võib võtta oma plaanidesse. Nii, ja Mirkol vist oli käsi, aga... Jaa, tervist, Mirko Aurenjuk advokaadibüroost Cobalt. Et ma tegelikult, nagu ma sain aru, et jah, et mu küsimus oli ka just seotud nende trahvidega, et kui me loome just seda määruse teksti, et siis ega need trahvid ei ole nagu üldse mitte väiksed, ja siis ma tahtsingi just küsida selle kohta, et millise menetluse raames on nagu plaanis hakata üldse neid trahve määrama. Aga ma saan aru, et see kõik nagu on nüüd väljatöötamisel ja ongi nüüd seoses sellega, kuidas nagu võetakse need üle siseriiklikusse õigusaktidesse. Ja just, et natukene võib-olla saada inspiratsiooni või aimu sellest infoühiskonnateenuse seaduse muutmise eelnõust, millega me võtame üle terroristliku veebisisu leviku tõkestamise määrust ja tegelikult me oleme hiljuti infoühiskonnateenuse seadusesse või umbes 2 aastat tagasi infoühiskonnateenuse seadusesse võtnud üle ka platvormi määruse või B2B määruse, mis reguleerib platvormide suhet ärikasutajatega, et sealt saab aimu, millised need sanktsioonimäärad on, et trahve saab määrata ainult siis väärteomenetluses, mitte haldusmenetluses. Haldusmenetlusse jääb ikkagi siis sunniraha, aga need trahvide määrad teadupärast on Eestis nendega arutelu või probleem, et meie ei leia, et need trahvide määrad, mida Euroopa Liidu õigus ette näeb, oleksid Eestis põhiseaduslikud või kohased, et seal tuleb kindlasti arutelu, et kui suure trahvimäära me saame siis üle võtta. Et jah, just, et see on veel selgumas. Aga tundub, et jõudsime ilusti aega. Kõigest kindlasti kahjuks ei jõudnud nii põhjalikult rääkida, kui oleks väärinud, et selle määruse kohta tuleb ka, kindlasti me jagame salvestust ja neid slaide, aga meil on plaanis koostada siis ka selle määruse kohta koostöös TTÜ-ga juhendmaterjalid, mis seda määrust tutvustavad ja ka siis siis ka ministeeriumi kodulehel siis seda määrust tutvustav alasektsioon või
alasektsioon või sektsioon, kus siis kõik olulised materjalid, kõik nii meie siseriiklikud kui ka Euroopa Liidust tulenevad juhendid oleksid kättesaadavad ja kui tekib hiljem küsimusi või kui on tunne, et tahaks eraldi arutada neid määrusest tulenevaid kohustusi, et siis me oleme olemas, et võib julgelt pöörduda minu poole ja teha siis ka kohtumisi või saata oma küsimusi meili teel, ja võib-olla siis kindlasti julgustan osalema sellel komisjoni tutvustusüritusel, et saada siis üldisemat ülevaadet ja ka tulevikus kõik materjalid, mis me saame, kindlasti jagame nii koosoleku kutsesaajatega kui ka siin siis koosolekul osalenute ringiga, et sellest võib-olla saabki siis sihuke selle määruse kaasamisring. Minu poolt suur aitäh tähelepanu eest. Ilusat päeva. Aitäh. Suured tänud.